oma ajaloos võitnud ainult ühe sõja, vabadussõja. Selle sõja on Eesti ajaloo esimene ja ilmselt ka kõige tähtsam välisleping. 100 aastat tagasi kirjutasid Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa esindajad Tartus alla rahulepingule, mis tegi Eestist päris iseseisva riigi. Kas või sellepärast, et Tartu rahuga tunnustas Nõukogude Venemaa esimese maailma riigina Eesti iseseisvust. Selle lepinguga määras Nõukogude Venemaa ja Eesti kindlaks meie idapiiri. Selle lepingu kohaselt ei laienenud pärast 2. veebruari 1920 Eestile enam Vene keisririigi võlakohustused. Sõja kaotanud tool maksis Eestile muide rohkem kui 11,5 tonni kullast. Läbirääkimised ei olnud kerged ja Nõukogude Venemaa kaotuskibedus andis kõnelustele osalenud poliitikutele aeg-ajalt emotsionaalset hoogu. Ometigi sai rahuleping, mis on raiutud ka Eesti põhiseadusesse 100 aastat tagasi 7 mehe allkirjad. Eesti poolt kirjutasid sellele lepingu alla Jaan Poska, kes oli delegatsiooni juht ja pealäbirääkija, Ants Piip, Mait Püüman, Julius Seljamaa ja samuti kindralmajor Jaan Soos. Nõukogude Venemaa pooled kinnitasid lepingut oma allkirjadega Adolf Joffe ning Isidor Kukovs. Господин Куковский, господин Йоффе, пора нам сказать. Мы думаем, что у нас все-таки право. Me oleme rahu armastav rahvas ja pole kunagi kellelegi kallale tunginud, mis ometigi ei tähenda, et me enda kaitseks ja verega valatud võidu eest õiglast hinda ei tohiks küsida. Härra Poska, teie küsitud hind Petseri ja Irbovska ning 40 miljonit kuldrubla on ilmvõimatu ja ülepaisutatud hind, jasna. Riigipiir ei ole karmon, mida saab suva järgi siia tännu tõmmata. Tood. Rahu. Armoška. Kindrali härra, te vaadake ette, et teie strateegilised soovid viimati pillilõhki ei aja, te Armoškad. Rahu. Nõukogude Venemaa tunnustab ilma igasuguste tingimusteta Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ja igasugustest nõudmistest Eesti riigi vastu. Lisaks maksab Nõukogude Vene Eestile 40 miljonit kuldrubla ja piir läheb Petseri tagant. Me lubame Venemaa eestlased koju tagasi, anname teile tagasi Tartu ülikooli varad, Irbovska anname teile, aga Petseri on meie jaoks liiga suur nõudmine ja 40 miljonit kuldrubla meil lihtsalt ei ole. Aga 30 miljonit kuldrubla ja Petseri. 3 miljonit. Ei. Так не пойдет. 20 miljonit kuldrubla ja Petseri. $10 miljonit ja võtke ka Petseri. Kirjutame alla ja lahkume sõbralik. Nii et tak не пойдет. Meie seisukoht on 15 miljonit kuldrubla
ja siit me enam alla ei lähe. No kus see leping on? Siin, härra Soots. Kirjutame alla ja korra utse. Härrased, see rahulepe näitab kogu maailmale, et suure ja väikese riigi suhted võivad toetada mitte jõule ja alistusele, vaid usaldusele ja austusele. Paraku ei olnud Eesti hilisemal välisministril Ants Tiigu õigus ja ajal tuleks teisiti. Tegelikult ei täitnud õudne Venemaa rahulepingusse kirja pandud kunagusväljad. Nõnda jäid ja siiani tagastamata korralises olevat Tartu Ülikooli varad. Venemaa eestlaste kodumaale pöördumine oli keeruline ja lepingu teine osapool takistas seda protsessi kõigile. Ilmne on aga 100 aastat taguse Tartu rahu tähendus täna. Tegemist on kehtiva ja rahvusvahelise pöördunud lepinguga. See ei tohiks õiguslikult mitte mingil moel segada tänaseid Eesti ja Venemaa suhteid. Kahe riigi tänased probleemid on pigem psühholoogilist laadi, kuna Venemaal on poliitikuid, kes ei suuda leppida mõttega, et kunagi Venemaa ja Nõukogude Liidu